Tere minu poolt, et kes ma olen? Ma olen Priit Lepasepp, ma olen sellise ettevõtte nagu Sunly kaasasutaja, aga see ettevõte tegelikult on taastuvenergiaga tegelenud varem ka, et meie taust on selline ettevõte nagu Nelja Energia, et kui Viru-Nigulas, Aseris, Virtsus, Vanakülas või Paldiskis te nägite tuulikuid, siis need olid need tuulikud, mida meie olime tollel ajal arendanud. Et üks teema sissejuhatus näitena on ka see, et väga hea, et siin ka Tootsist räägite, et Tootsis täna ei ole veel tuuleparki. Ja tegelikult, kui rääkida hajaenergeetikast, mis ta üldse toonud on, kui tuulikud on neid tollel ajal väiksemad, siis sai neid kindlasti nimetada hajaenergeetika üheks vormiks, siis need kogukonnad, kes võtsid need tuulikud endaga vastu, need on tegelikult ka majanduslikult saanud sellest kõik kasu. Et Nelja Energia ajal meie tutvustasime Eestis esimest korda MTÜ-de loogikat, kuna tollel ajal mingist maksustamisloogikat polnud, siis oli selline loogika, kus kohas siis tuulepargi omanik maksis valla MTÜ-le raha, kes siis toetas kohalikku tegevust. Ja need piirangud, mida tollel ajal seati, oli kahjuks sellised, et otse valla eelarvesse ei saanud raha kanda, et seda loeti korruptsiooniks. Et kunagi Juhan Parts oli teinud sellise seaduse nagu korruptsioonivastane seadus ja see keelas raha otse andmise, mis oleks justkui olnud kohalik maks. Et see on niisugune hea sissejuhatus sellesse. Ja tänaseks me oleme kasvanud ettevõtteks, mis alustas 3 aastat tagasi, et kui me räägime majanduskasvust, et siin oli, ma natuke puudutan neid teemasid enne, kui ma lähen oma slaidide juurde, mis enne oli nagu puudutatud, et majanduskasv. Taastuvenergeetikast see aasta üldse maailma energeetikas, siis tööjõu mõttes 50% energeetikas töötavatest inimestest töötavad taastuvenergias maailmas. See on esimene aasta, kus see juhtus ja kusjuures, kui vaadata üldiselt, et palgatasemeid, et mis nad siis on konkureerivate tehnoloogiate juures täna, mis opereerivad, siis need palgatasemed on hüppeliselt erinevad. Et meie sektoris me peame üle võtma inimesi, kes on olemas selles sektoris täna ja selle tagajärjel ma võin öelda, et ka Sunlys on kõik palgad üle Eesti keskmise palga ja pigem nad jäävad sellise 3-4 tuhande bruto vahele ja tänaseks, kui meil töötab 140 inimest 4 riigis, siis meie plaan on lähiaastatega jõuda 400 inimesini. Et kui me räägime siis sellisest, kas meie kasv jääb seisma selle tõttu, et me muutume ja selle tagajärjel, et me muutume ja kasutades mis iganes energeetikaallikaid, siis ma arvan, et see uute tehnoloogiate puhul on igal pool täpselt samamoodi. Et nii tuumaenergeetika puhul, nii tuuleenergeetika puhul kui ka ükstaspuha millise muu uue energeetika puhul, ta tegelikult tõstab siis inimeste heaolu, kes seal toimetavad. Ja see kasv kindlasti ei tulnud kahanemise arvelt, et kui kellelgi on küsimus, et kui palju inimesi maailmas töötab selles sektoris. Et see on hea näide selle kohta, et majanduskasv on ka võimalik, kui meile samal ajal tundub, et rohepööre on selline negatiivne definitsioon, mida talle väga palju on omistatud. Et väga tihti ma näen juba seda, et tegelikult tuuleenergeetikat ei peeta rohepöörde justkui nagu definitsiooni osaks, aga energeetikas kunagi, kui see 2005. aastal Eestis hakkas buumima, siis seda nimetati alternatiivenergeetikaks. Aga ma tahan ühte asja ka öelda, põlevkivi energeetikat maailma energeetika kontekstis nõukogude ajal peeti ka alternatiivenergeetikaks. Miks seda peeti? See on üks väga oluline definitsioon. Kuna maailmas olime me ainukesed, kes seda kasutas, siis kõike seda, mis oli alla teatud protsendi maailmas energeetika liigina nimetati alternatiivenergeetikaks. Ka Eesti Energia nimetas ennast alternatiivenergia firmaks. Ja siis oli tuuleenergia, päikseenergia oli täpselt samasuguses olukorras. Ja mis on muutunud, ajaga on innovatsioon teinud oma töö, tehnoloogiad on läinud odavamaks, mõistlikumaks, kättesaadavamaks ja võibki öelda, et tänases kontekstis tuule, päikse, salvestusenergiale üleminek on täitsa võimalik, et ma kindlasti näitan seda ka oma slaidide peal. Kõiki huvitab elektri hind, mis ta teeb ja miks ta seda teeb. Siin on näitena võetud eelmine kuu. Siin on erinevad jooned. Kahjuks, ma ei tea, kas te näete, mis seal allkirjas on. See sinine peenikejoon, mis käib üles-alla, 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 üles-alla on börsihind. Seal must joon on siis universaalteenuse hind ja seal teine joon on päiksepaneelidest tuleneva elektri hind, kui te ostaksite selle pangalaenu eest.
Sellel slaidil on üks aga on sees, et universaalteenuse joon on tõesti püsiv. See alumine päikseenergeetika joon kindlasti see nii püsiv ei ole, nagu siin slaidil on teda presenteeritud, aga ütleme näitlikustamise huvides vaadake, mis olukorras me täna oleme. Ja miks me siia olukorda jõudnud oleme? Me tegelikult oleme siia jõudnud olukorda selle tõttu, et me ei ole mitte midagi teinud. Me oleme sellises olukorras, kus kohas Eestis 50-ndatel, 60-ndatel arendati kõvasti energeetikat ja tõesti tehti, ütleme siis, et minu vanaisa generatsioon tegi Eestis ära meeletu töö, viis meid edasi väga suures mahus. Kui me räägime mahtude kontekstis, siis tänased taastuvenergia mahud, mis on juurde tulnud, on maailma kontekstis üldse katnud ära ainult selle vajaduse, mis meil on siis sellest majanduskasvust tulnud. Et igapäevaselt suureneb tegelikult Eestis elektrienergia vajadus igapäevaselt, et kui me mõtleme, et täna on see kuskil 8,3 teravatt-tundi aastas, siis aastaks 2030 nähakse ette, et see on 11 teravatt-tundi aastas, sest et sinna lisandub ka transport, et Eesti on otsustanud siis, et kui minnakse üle transpordiliikides, siis minnakse üle elektritranspordile. Ja see on sinna sisse arvestatud ja sealt see selline summa suurenemine toimubki. Selle slaidi peal on nagu siis oluline kõigile õppetund, et kas on mõtet ühisteenustele üle minna. Ühisteenused on puhtalt põlevkivienergeetika. Et see tähendab seda, et see on otseselt seotud sellega, mis toimub Narvas ja selle tagajärjel võib öelda, et see ei ole otseselt või siis statistiliselt seotud sellega, kas taastuvenergiaga. Et füüsiliselt molekulid, ütleme siis elektronid võivad jõuda teieni taastuvenergia omad, aga süsteemi mõttes on arvestatud, et see on põlevkivienergeetika. Ja see hind on täpselt siin niimoodi, et see on käibemaksuta, nii et kui te liidate käibemaksu juurde, siis ta jõuab pigem selle 200 euroni. Ja siis on see küsimus, et kas see on hea hind või mitte. Ma arvan, et see on hea hind kontekstis, et see talv, kui teil ei ole päiksepaneele, teil ei ole salvestust, teil ei ole kodus seadmeid, mis oskavad seda teist kõverat järgida, siis see on tegelikult selline asi, et kui saabub selle kuu lõpp, siis vaadake 7 päeva enne, kui suur on teie tarbimine, vaadake, mis on olnud see elektri hind, võtke nädalased graafikud, liitke 3 nädala tehke keskmine arvutus ja saate teada, et kas teil on mõistlik liituda, et te saate tagantjärgi ka liituda sellega. Ja kindlasti ma tean, et kõigile pakuti võimalust üle minna sinna süsteemi. Ma võtsin ka ühe päeva, see on siis tänane päev. Kuidas siis oleks olnud, kui te oleksite olnud kuskil ja millise paketi peal te täna olete. Et kui teil oleks endal olnud päiksepaneelid, siis siin on täna arvesse võetud tänase päeva päikseliste tundide arvu, aga siin ei ole arvesse võetud seda, milline ilm täna väljas on. Et teie päiksepaneelid töötaksid täna, aga nad töötaksid ilmselgelt väiksemal võimsusel, kui nad töötaksid selge päiksepaiste korral. Aga see on üks väga näide sellest, et tegelikult lähiaastatel ühisteenused võivad pakkuda teile tegelikult kaitset selle vastu, mis turul toimub, aga kui teil näiteks peaks olema elektriauto, mis öösel laeb, mis on ilmselgelt väga suur tarbija, siis tundub tegelikult see, et kui te vaatate neid kõveraid ja mõtlete, et see on teie kodu näiteks, siis et kas te olete keskpäeval kodus, kas te olete hommikul nendel tundidel kodus ja siis kui vaadata nagu neid öiseid tunde, siis järsku on võimalik ikkagi teatud toiminguid teha siis, kui elektri hind on odav. Selle slaidide puhul on üks oluline asi, millest tuleb aru saada elektriturgude kontekstis, kuidas elektriturud toimivad, et hästi palju on sellest räägitud ja väga palju vale arusaama on ka olemas. Et kui me võtame selle augustikuu ühe päeva, kus kohas elektri hind oli 1400 ühel tunnil ja inimesed lülitasid välja elektrit, et seda otseselt säästa. Ehk siis ärid panid ennast korraks kinni, kodudes ei tehtud teatud toiminguid, siis tegelikult aastaid tagasi on välja mõeldud süsteem, kus kohas saaks teha nii, et inimesed saaksid päev ette öelda süsteemile, et ta ei tarbi. Ja mis siis sellest oleks juhtunud? Kui vaadata hinnakõverad sellel samal tunnil, päev ette, siis oleks võinud olla niimoodi, et teatud tootmistel Eestis, näiteks, et kui te toodate tehases ükstaspuha, mida te toodate, te oleksite võinud öelda, et mina olen nõus panema sellel tunnil oma tootmise kinni, kui te maksate mulle 15 000 eurot. Ja see oleks olnud kogu majandusele mõistlik.
ja see oleks toonud elektri hinna, ühiku hinna kõikidele alla, mitte ainult teile. Ja see ongi selle, ütleme siis säästmise kõige hullem pool, et mitte nagu ehteestlaslikult siis nagu tagurpidi, et ei oleks säästnud ainult teie, vaid oleksid säästnud ka teie naabrid. Ja me oleksime sellel samal tunnil kokku hoidnud, et kui vaadata tagantjärgi seda tundi, et kogu Baltikumis hoiti 10% kokku, siis oleks olnud elektri hind sellel tunnil 80 eurot megavatt-tund. Ka kõikidele neile, kes ei oleks saanud tarbida, oleks teda olnud täpselt samasugune. Kahjuks seda ei olnud. Ja see ongi üks huvitav asi, mis eesti keeles säästmisel meenutab inimestele natuke seda, et nad peavad jätma tarbimata. Aga tegelikult oleks olnud võinud väga vabalt olukord, kus kohas näiteks sellele 50 megavatile, mis tollel momendil võib täpsemalt 40 megavatt-tundi tarbimist kogu süsteemi peale, oleks maksnud sellele 40 megavatt-tunnile 2 miljonit, oleks me süsteemis ikka hoidnud kokku üle 10 miljoni. Ja see ongi see asi, mis on see säästmine, mida räägib ka üks startup, millesse Sunly on investeerinud, on Gridio, et need startup'e on Eestis päris mitmeid, kes suudavad tarbimist juhtida. Just näiteks põrandaküttaid, just ka niimoodi juhtida, et kui te hommikul lähete oma vannituppa, siis ta tegelikult säästab teile, et ta näiteks selle sama graafiku põhjal öösel kütaks teie vannitoa niimoodi üle, et hommikul sellel momendil, kui te siis lähete vannituppa, siis seal on see soojus, mida te tahtsite, et ta võtab arvesse ka seda nii-öelda sooja kadu. Neid lahendusi tuleb aina rohkem. Kahjuks odava elektri hinna turul me oleme jõudnud sinnamaani, et süsteemid ei ole või nii-öelda tehnoloogiad ei ole nii kiiresti turule jõudnud, sest et miks nad pidid jõudma, et see maksis ainult, elekter maksis 40-30 eurot megavatt-tund. Aga tõesti ma soovitan vaadata nende suunas, et mul endal on kodus need lahendused olemas ja nad tegelikult ka toimivad ja toimivad just niimoodi, et ta oma mugavust ei kaota. Et nad pigem aitavad nagu seda, ütleme, aitavad süsteemi niimoodi, et teil endal tegelikult veel mugavus ei kao. Elekter on olemas, tuba on soe. Siin on üks huvitav näide nüüd. See on siis, ma ei hakka avaldama, milline elektri hinna prognoosi maja see on, aga need on siis tänased olukorrad. Siin on 2 joont. Üks on enne Ukraina sõda, teine on pärast Ukraina sõda. Et kui te näete seda halli joont ja seda hüpet, siis see on Ukraina sõda. See on gaasi hind. Ja see on see probleem, et mitte see, et ma tahaks öelda, et gaas on halb kütus, sest et metaani eraldub maa seest ja võib-olla oleks mõistlik sellega midagi teha enne, kui ta eraldub. Aga kahjuks ta tuleb valest kohast. Vähemalt siin, kus Eesti toimetab. Ja seda on väga tugevalt näha siin graafikul. Et huvitav on see, et elektrihinnad hakkasid tõusma nii või naa ja nad hakkasid tõusma veel teisel põhjusel. Süsteemis olevad elektrijaamad lihtsalt said nii vanaks. Et kui ma rääkisin, et meie vanaisad olid ehitanud elektrijaamu, siis olenemata, kui palju me neid renoveerime, siis mingised komponendid neis ikka ütlevad ülesse. Ja mida aeg edasi, seda rohkem on näha, et me tegelikult ka ei oska ehitada põlevkivi elektrijaamu, et kui siin Äripäevas oli üks ilus lugu selle kohta, kuidas Auvere töötab ainult poolest oma ajast, siis kujutage ette, et ehitate tehase, mis töötab sama hästi, et te tahtsite töötab 100% ajast, aga saite asja, mis töötas 50% ajast. Ja seda üritati ka veel positiivselt nagu näidata. Aga tegelikult negatiivne on see, et 2015. aastast, kui see jaam on vastu võetud, ei ole ta täitnud seda eesmärki, mis me ühiskonnana talle pidime panema. Ta pidi olema see jaam, et kui detsembrikuus juhtub midagi süsteemis, nagu eelmine aasta juhtus, siis meil ei ole 3000 tunde, aga kahjuks ta ei töötanud. Ehk siis ta oli selline kindlustus, et te võtsite endale kindlustuse autole, tegite avarii, aga lepingus oli kirjas, et täpselt sellise avarii, nagu te tegite, ta kahjuks ei korva. Ehk siis väga kallis kindlustus, mis sellel momendil, kui teil seda vaja on, ei toiminud. Natuke tehnoloogiatest ka. Et kui te vaatasite varasemat graafikut, siis ainukene põhjus, miks see graafikus hind alla tuli, on tehnoloogiad, mida meil täna on. Me oleme ma olen olnud rohepoliitika töögrupi liige, mis siis nõustab Riigikantseleid ja küsimus oli täpselt pärast Ukraina sõda, et mida nüüd ühiskonnana teha. Et mis sõnumeid saata ühiskonnale, siis üks asi, mida me Eesti riigis oskame ikka väga hästi teha, on see, et öelda, et kõik on korras. Ja minu meelest ajaenergeetika on üks nendest vormidest, mis aitab meil viia ühiskonda sinnamaani, et te tegelikult saate selle energiajulgeoleku nüüd ise enda kätte võtta. Olgu see siis akud, olgu see päiksepaneelid, olgu see tuulikud, oma maal lubamine ja nii edasi.
Ja mis siin oluline on arvestada selle graafiku puhul, mis oli nüüd, ma lähen tagasi, see graafiku tipu alla tulemine aastaks 2034 eeldab seda, et me ehitame Eestisse väga suure koguse tuulikuid, üldse Baltikumi. Tuulikuid, päiksepaneele, et need kõik tehnoloogiad, millest me täna nagu arengukavades räägime, need tulevad. Kui seda ei tule, siis see tipp lükkub edasi. Ja see on see põhjus ja tänaste põhjustest, nagu, et kui me räägime nüüd siis lahendustest, et vaadake, et mis on need tehnoloogiad, mida saaks kohe täna teha, siis siin slaidil on üks valerida ka. See valerida on see, et kui me räägime sellest, et näiteks Sunly on ka üks investor pumphüdroakumulatsioonijaama juures, siis siin slaidil on ta toodud ühel põhjusel välja, et kui te vaatate seda vasakulpoolset tulpa, siis see näitab, see number 9 tähendab seda, et te saate seda täna poest osta. Nagu kui te mõtlete, et kui me võtame näiteks auto näite, siis mis nagu inimestele meeldib, siis kui me räägime nagu 0 tasandist või 1 tasandist, me räägime lendavatest autodest. 9. me räägime sellest, et kui te lähete nüüd poodi, et mida te saate osta. Ja teaduses on, ja üldse nagu tehnoloogia maailmas on see level 9 väga oluline komponent. Tuuleenergeetikas on see väga valusalt läbi tehtud eelmisel kümnendil ja varasemal kümnendil, kus kohas planeeriti liiga suuri tuulikuid, mida tegelikult ei olnud olemas. Ja see, ütleme siis sektorisiseselt ise me vaatame seda väga tõsiselt. Ja siin tase 9, ma olen näitlikustavad loetelud toonud, mis on meil need tänased tehnoloogiad, et kui me peaksime nüüd sõlmima lepingud nüüd kohe ära ja hakkame ehitama üksteispuha, siin on erinevatel asjadel on ka erinev ehitusaeg. Ma seda praegu üldse arvesse ei võtnud, aga ma võtsin nagu välja, otsisin välja tehnoloogiad, mis on siis, et level 9 täna ja kui me saaksime seda osta, mis need tehnoloogiad on. Need on täna meie valikud siin tahvli peal. Need on need valikud, mida keegi oskab täna ehitada. On insenerid, kes on seda teinud ja oskavad seda kordi teha. Mõndade näidete puhul lihtsalt siin, kui ma olen toonud välja gaasiturbiinid ja koostootmisjaamad, siis ma olen toonud nad ikkagi välja selle eesmärgiga ka, et tegelikult me oskame neid ehitada, nad töötavad väga hästi, aga siin on komponendis see, et lihtsalt gaas täna tuleb veel valest kohast. Palju siis erinevad tehnoloogiad täna maksavad, mis arengu nad on läbi teinud. See on siis nüüd Bloomberg New Energy Finance'i viimane raport 6 aega tagasi. Ma natuke tõlgin siin, sest et jooni pole väga palju näha, aga seal üleval on siis aku salvestus, meretuulikud, gaas või siis gaasiturbiinid, siis on söejaamad, siis on maismaatuul, tuuleenergeetika, siis on siis tavalised päiksepargid maas, mis on siis lihtsalt fikseeritud lõuna või lääne-ida suunal. Ja siis on veel ka selline trackeriga või siis päikse suunas liikuvad paneelid. Siin graafikus on väga hästi välja tuua see, mis tähendab tehnoloogia innovatsioon. Päiksepaneelid täna, või ütleme veel 2 aastat tagasi, oli niimoodi, et 1 megavatt mahtus 2 hektarile. Sunly ehitab täna Poola oma esimest parki, kus kohas 1 megavatt mahub 0,89 hektarile. Mis näitab seda, et tehnoloog sama palju võimsust mahub aina vähemale pinnale. Ja teistpidi on ka teine probleem, et kui me võtame need tuulikud, mis meil Eestis on, kui nad ehitati, siis nende kasutegurid, millest hästi palju täna nagu räägitakse, et palju protsenti ajast nad siis tegelikult töötavad aastas, siis nendel tuulikutel oli see kuskil 19 ja 23 vahel. Täna on selline olukord, kus kohas päike on 15% juures Eestis, kasutegur 15%, mis tähendab seda, et umbes 1100 tunnil nad töötavad täitsa normaalselt ja nad töötavad tegelikult alati, aga me teame, et meil on päikest vähe. Tuult on meil palju. Tuule puhul on see, et maismaatuul on siis sellest 20% edasi liikunud 30-40% aastas. Mis nende 2 asja tugevus on see, et tuul on meil enamasti, kui vaadata ka statistilist ajalugu, siis päike on meil suvel, tuul on meil talvel või ütleme siis aasta esimeses kvartalis ja viimases kvartalis. Et
et need graafikud sobivad väga hästi kokku ja me hakkame nägema aina rohkem hübriidseid elektrijaamu, kus kohas päiksepark on alati koos tuulepargiga, sest et see on ka metalli mõttes mõistlikum võrgu kontekstis. Et me ei pea ehitama nii suuri süsteeme, kui me arvasime, et me peame, sellepärast et ka võrk on alati mõelnud seda, et elektrijaam tähendab seda, et ta töötab 24/7 ja järelikult peab see metall olema täpselt nii suur, nagu ta on. Et väga palju innovatsiooni on selles maailmas täna toimumas just taastuvenergia arengu tõttu. Et ma ei tea, kas te näete neid numbreid ka seal paremal pool, aga nagu te näete, siis akutehnoloogiad on teinud läbi meeletu kukkumise ja kuigi siin on COVID ajal meretranspordi tõttu on väga palju juhtunud, siis tegelikult on prognoos see, et 2030 aastaks jõuab akude tehnoloogiad jõuavad ka selle 100 piiri juurde. Ja nüüd tuuleenergeetikas siis. Ma olen toonud natuke materjale kokku siin, et kui me räägime siin kohalikust maailmast, et need 2 alumist kaarti on natuke erinevad, et siin on suvel tehtud ülevaade, kus kohas siis on toodud välja, et kus kohas toimuvad üldplaneeringud ja kus kohas toimuvad eriplaneeringud siis ka just siin piirkonna näitel. Et millega ma alustasin oma kõne siin teie ees oli siis see, et teatud vallad on võitjad ja teatud vallad on kaotajad. Et arenduses on ikka nii, et sa pead leidma võimalikult palju kompromisse ja kohalikud omavalitsused, kes tahavad, nad tegelikult on konkurentsis. Ja kindlasti on see niimoodi, et esimesed tuulepargid tulevad kiiremini ja siis hakkab neid tulema riburadapidi aina aeglasemalt ja paljud arendused jäävad tegelikult lõpuks ka tegemata. See on üsna tavaline. Kui vaadata tavalist kinnisvarabuumi, siis ka kõik elurajoonid kuhugi, mis on planeeritud teie valdades ka, ei ole kas kunagi üldse algust saanudki või on ehitatud välja oluliselt väiksemas mahus. Nii on ka täpselt siin arenduses või tuuleenergia arenduses. Nii et mina kutsun üles kindlasti konkureerima positiivselt, kindlasti on palju öelda positiivselt Lääneranna, tegelikult ka Noarootsi osavalla ja siis Viru-Nigula valla inimestel just selle poole pealt vaadatuna, et mida tegelikult tuuleenergeetika neile täna toonud on. Ja siis soovitused, et mida me siis soovitame ise. Ma kasutan ka seda NIMBY definitsiooni, et NIMBYst räägiti enne. Minu jaoks on NIMBY tegelikult selline asi, et ma arvan, et ma teades seda, kes NIMBYt Eestis siis propageerivad tuuleenergia suhtes, et kõik need lahendused, mida riik on välja toonud, et me hakkame kompenseerima rahaliselt inimestele, see kindlasti ei aita. Et ikkagi levib see, et sa ei saa tulla Tallinnast ja öelda inimestele, et me tulime Tallinnast ja me maksame, sellepärast, et kui sa ütled, et sa maksad, siis inimesele ikka tundub, et seda on liiga vähe. Ja sellega sa ei muuda inimeste skepsist. Ja tegelikult me oleme jõudnud NIMBYga ühte teise nurka. See nurk on see nurk, kus kohas nagu igas muus valdkonnas täna mingisel põhjusel inimesed ei usu teaduspõhiseid fakte. Tuuleenergeetika on teinud ja soomlased selle näitel on teinud kõik need uuringud läbi nende väidete kohta, valeväidete kohta tänaseks, mida siis laialdaselt levitatakse. Ja seda nad tegid riiklikult, makstes selle uuringute jaoks päris palju raha, üle 10 miljoni euro. Tegid linnu-uuringuid, müra-uuringuid, infra-uuringuid ja siis mõju pikaajaliselt inimese tervisele. Kõik need uuringud, kõik need argumendid, mida esitatakse. Ja üheski nendes argumendis ei olnud tõepõhja all. Lihtsalt see kõik oli siis Soome riigi näitel. Lihtsalt võttis 10 aastat aega. Ja laiemad põhjendused, et need on samad põhjused, mida ma tõin ka välja rohepoliitika töögrupis. Väga imelik on näha, et taastuvenergia ettevõtja propageerib LNG laeva, aga meil on täna tegelikult selline probleem, mille me ise genereerisime. Meil on Eestis monogaasiküttel inimesi üle 250 000, kellel ei ole ühtegi muud kütteallikat peale elektri ja kusjuures nendes piirkondades tobedalt ka ei ole elektrisüsteemi, mis aitaks neid lülitada sisse elektriradikaid. Ja selle tagajärjel kahjuks on vaja süsteemset lahendust, aga minu kommentaar siia on see, et see tohib olla seal ainult 10 aastat ja siis see peab kaduma. Ja
ja just selle eesmärgiga, et selle aja jooksul me siis on võimalik bürokraatlikus mõttes asendada gaasikatlad õhksoojuspumpadega või muude lahendustega, mis on ilmselgelt mõistlikumad. Läksin kindlasti üle aja, aga ma loodan, et oli kasulik. Avame siis nüüd põranda jälle küsimustele. Ma alustan siis anonüümsetest küsimustest. See on pigem viide on päikesejaamadele, aga ma arvan, et see nii-öelda tuum on ka kindlasti tuuleparkide osas. Ettevõtjad ja eraomanikud sooviksid oma päiksejaamadega liituda ASAP, aga riigi taristu ei ole valmis. Kuidas probleem kiiresti lahendada? Sellega on selline asi, et väga palju on süsteemis vanaviisi mõtlemist just põhivõrkude poole peal. Et kui me vaatame, mis see probleem üldse on, et kui sa mõelge nagu loogiliselt konteksti, et meil on täna kuskil üle 4 gigavatti on liituvaid võimsusi võrgus ja nad on saanud niisuguseid liitumisi, ütleme niisugune 500 000 pluss megavatti kohta, ehk siis 4 gigavatti, 4000 megavatti. Korrutage see number kõik üles, et te saate numbri, mis on 1,5 korda suurem kui Elering ise täna on. Mis tähendab seda, et ilmselgelt ei lähe see tegelikult nii palju maksma. Ilmselgelt on seal mingi süstemaatiline viga ja täna tegelikult on selgumas, et seal on süstemaatiline viga. Sest et Elering on öelnud, et tema eeldab, et kõik need liitujad, ütleme, et tuleb ainult üks. Tuleb ainult üks 100 megavatine, tuleb ainult üks 200 megavatine, tuleb ainult üks 300 megavatine võimsus ja nad ei oska eeldada, et need teised ka liituvad. Sest et vaadake, me ju ütlesime neile, et see liitumine on nii kallis ja me ei saa kuidagi eeldada seda numbrit, mida me pakume. Et seal ütleme nii, me tegelikult ei ole osanud seda targasti ära kasutada, seda uut alternatiivenergiat, mis siis on roheenergeetika buum. Ja ma arvan, et väga lihtsate asjadega ja just bürokraatlike vahenditega, mitte siis ütleme, et investeerides juurde metalli, me tegelikult avastame, et meie süsteemis on väga palju võimsusi. Ja näiteks just see sama näide, et juriidiliselt eeldab Elering, et tootmine on 24/7. Kuigi me teame, päike paistab ainult ühe aja, me teame statistiliselt tuul puhub teisel ajal, et me oleme ise teinud Sunlis sellise arvutuse, et kui sa teed päiksepaneelid, paned näiteks 100 megavatti päiksepaneele, toon näitel, lihtsalt kasutan ümaraid numbreid, sa saad sinna panna 60 megavatti tuuleenergeetikat ja need omavaheliste kattumiste tagajärjes liitumispunktis sa pead päikseparki alla koormama aastas 5% ajast. Mis tähendab seda, et sa ehitasid tegelikult 160 megavatise elektrijaama, mis töötab kasuteguriga oluliselt kõrgemalt, kui ta oleks lihtsalt tuul ja päike, aga mingistel põhjustel me ei suuda täna seda arvesse võtta. Nii et ma arvan, et bürokraatia maailm nagu jahvatab omasoodu, meie tegutseme selle nimel, et nii meie saaksime sellest osa, kui ka tegelikult kõik teised saaksid sellest osa, sest et Sunly on ikkagi hajaenergeetika ettevõtte ja ma arvan, et ja kogukondi me peame väga oluliseks ja see lihtsalt nii ongi, et kui meie tegeleme sellega, siis on ka kõikidel teistel inimestel sellest tegelikult väga palju võita. Kuna keegi ei küsis, ma kasutan seda võimalust ja siin oli pinnapealse ettevaatuse printsiibist. Pinnapealne ettevaatuse printsiip, eelmine slaid. Et teie kogemust nüüd selle koha pealt, et ma mõistan tegelikult, mida te selle all silmas peate, aga mida annaks teha, et ühest küljest me kaitseksime elurikkust, aga teise pealt ei keeraks vinti üle, sest ma saan aru, just see pinnapealse puhul teil oligi see, et kohati olete ilmselt tundnud ka, et vinti on üle keeratud. Jah, ma olen nõus. Vindi ülekeeramine on tegelikult valdade vaatepunktis 2 kohas. Kuna Eestis ei ole kinnisvaramaksu, siis ehitusregister on nagu prügimägi. Seal on ka sees hooned täna, milles inimesed ei ela, aga nad võetakse arvesse. Ja kuhu selle protsessiga me jõuame, on siis see, et järgmine protsess on näiteks linnustiku poole pealt. Et väga paljud pesapuud on süsteemist kadunud. Et näiteks, kui te vaatate oma keskkonnaeksperti, kes teeb keskkonnamõju hindamist,
siis Sunly on täna endale tööle võtnud ornitoloogi, kelle eesmärk on käia legaalselt kontrollimas, kas need pesapuud on, et kuna logi näitab, et need pesapuud on alla kukkunud ja registris on nad ikkagi veel olemas pesapuuna, siis me käime kontrollimas, kas nad on seal või mitte. Ja miks me teeme seda? Sest et tegelikult, kui me vaatame seda konteksti, siis tuulikuid surutakse täna looduse mõttes sinna kohta, kuhu inimene ja loom pole veel jõudnud. Loomadele on see, ja lindudele on see koht, kuhu nendel on võimalik põgeneda inimtegevuse eest. Ja tuuleenergeetikat sunnitakse täna tegema seda, et me lähme võtame selle viimase osa Eestist ka ära. Et turbomaardlatest lähme kaugele, sest seal on avatud kaevandused 25 aastat, seda samal ajal nagu ei kaevandata samas tempos. Inimesed, kellel on see suvila või kellel on see kodu, mis on, katus on sisse kukkunud, temale kodust me peame ka tegema raadiuse. Kõik sellised näited tegelikult viivad meid sinna, et tuulikud peavad täna tulema Eestis täiesti puutumatutesse looduskeskkondadesse. Ja minu meelest on see ausalt öelda imelik ja sellepärast me üritame sellega igapäevaselt tegeleda. Sest et kui võtta nagu kontekst, et kui ma tõin näitasin, et see on 6,2 megavatine tuulik, siis see on 6,2 miljonit eurot. Ja iga selline koht, meie vaatepunktist on see lisainvesteering, me soovime seda aidata, aga teatud kohtades on niimoodi, et kui sa võtad tuulepark, kuna me oleme nii või naa võrkudest üsna kaugele surutud, siis ühe tuuliku äravõtmine näiteks 4 tuulikuga projektist, mis on võrgust väga kaugel, võib tähendada, et seda projekti üldse ei tule. Et need on need näited, mis meil on selle pealiskaudsusega Eestis. Ja Kalle Toomet ja väga hea ettekanne aga mul on üks mõte ja õigemini küsimus, et kuidas teie mõtlete sellise lahenduse peale, et kui tegelikult me alustasime sellest, et kohaliku kasu saamise eesmärgil antakse ka lähipiirkonnas olevatele kodanikele või ka omavalitsusele teatud tulu, ja ega ma olen nõus, ega see kõige parem lahendus ei ole, sest alati on see, et ongi vähe. Mida mulle antakse, on vähe. Aga mis te arvate, kuidas saaksime neid samad piirkonnad või kogukonnad hoopis kaasata sellesse tootmisse ja panna nad huvituma ise, et see tootmine oleks just nende territoriaalalal või nende lähipiirkonnas. Ja see toodaks ju nendele ka kasu. Toodaks. Umbes natuke rohkem kui aasta tagasi sai alguse selline ühistu või tulundusühistu nagu energiaühistu, ongi tulundusühistu, energiaühistu. Sunly ja siis mina olen ka selle üks asutajaliige, aga seal on ka väga palju inimesi, kes tegelevad loodushoiuga, äripoolega. Nad tegid oma esimese ühisprojekti, tegid Hiiumaale. Rahastasid siis, et Hiiu kogukond leidis projekti ja siis ühistu rahastas selle projekti ära. Aga Sunly puhul on see, et miks me selle ühistulise poolega üldse tegeleme, on see sama pool, et ma arvan, et järgmine etapp on üsna tavaline etapp on see, et kohalikule kogukonnale tuleb pakkuda võimalus investeerida. Aga kui me vaatame tegelikult tõsifakte, siis eestlased on üsna rikkad vara mõttes, aga säästumäära mõttes, mis tähendab seda, et kui palju nad iga kuu suudavad raha säästa, see ei ole võimalik. Ja mida me oleme siis näiteks Alutaguse näitel oleme teinud, meil on Alutagusel tuulepargi arendus, seal me tegime niimoodi, et inimesed saavad siis oma töö eest, nagu et kui nad käiksid näiteks avalikel üritustel kohal, sest et hästi suur probleem avalike üritustega on see, et sul on inimesed saalis ja on ainult vastased. Pooldajad ei tule üldse kohale, sest et come on, miks sa kohale lähed, kui ma vastu ei ole. Ja siis meie oleme teinud sellise optsiooniskeemi, kus kohas inimesed saavad siis oma aega investeerides lõpuks siis selles pargis osaluse ja läbi energiaühistu. Nii et ma soovitan vaadata energiaühistu.ee, seal nendel on ka omad toimetamised, aga meie arvame seda, et kohalikud kogukonnad peaksid saama võimaluse omada neid parke. Ott Valdma siis Värimaa vallast. Selline küsimus, et kui see 1,6 megavatine tuulik on 6,2 miljonit, siis kui palju läheks maksma akupanga loomine sinna kõrvale, et ta salvestaks vähemalt 1 päeva energia? See on väga hea küsimus. 6 mega, ütleme niimoodi, et kui tuulik töötab täisvõimsuselt, siis ta töötab ju, tähendab seda, et ta 6,2 megavatti salvestab sinna ühes tunnis. Ja sellist akut, ma arvan, Eestis ei ole mõistlik teha, et hästi palju selliseid taotlusi on Eestis tehtud, kus kohas on akupargid sinna kõrvale tehtud. Et kui te vaatate maailmas pilte, siis mina ütlen seda, liitiumioon akud ei sobi
nende projektide tegemiseks. Nad on mõeldud olema siin sees, teie telefonis, arvutis, kus iganes. Aga akude tehnoloogias on ka, et see odavnemine ei tule mitte sellepärast, et liitiumijoon akut on odav toota, vaid seal on umbes 10 erinevat tehnoloogiat, mis võitlevad omavahel, et jõuda nii-öelda selle lõpliku lahenduseni. Aga tegelikult 300 megavatti näiteks või 200 megavatti või 100 megavatti või 50 megavatti akut või megavatt-tunnised akud võtavad nii palju ruumi, et neid ei saa ehitada nagu nii-öelda konteinerlinnakuid ehitada või midagi, need ei saa üksteise peale, sest nad akumuleerivad sooja, nagu kui te panete prügi hunnikusse, siis kui see on lõpuks liigi suur hunnik, siis ta läheb lõpuks ise põlema. Akudega täpselt samasugune temaatika, liitiumi on akudega just. Et tehnoloogial on teatud piirid ja kui sa küsid mulle, et kui suur, et salvestada üks päev, see peab ikka väga suur olema. Küsimus on, miks sa seda teed. Et Stanfordi ülikooli uuringud järgi oli see mõte on selles, et tegelikult sa peaksid katma neid hommikusi ja õhtusi kõrgeid hinnatunde ja selleks oleks süsteemi mõttes vaja umbes 4-tunniseid salvesteid. Et me räägime niisugustest tundidest, tiputundidest, kus kohas meil oleks vaja, et kõigepealt üle investeerida tehnoloogia mõttes, et meil on tuult ja päikest palju ja liigagi palju ja kui meil on palju, me ekspordime seda, aga iseenda jaoks me siis salvestame. Et meil on Eestis on üldplaanis, kui me mõtleme Rohetiigri näite peale, et nemad ütlevad, et 20-30 aastaks 6 gigavatti, siis meil peaks olema umbes 1,5 gigavatti salvestust. See võib olla pumphüdrosalvestus, see võib olla mingi muu salvestus, aga siis selle salvestusega me tekitaksime sellise olukorra, et meil midagi muud vaja ei olegi. Nii, see on nüüd küll viimane küsimus. Aeg on halastamatu. Hans-Jürgen Suumann, Kehtna vallavalitsus. Ja. Et kas juhitavate võimsuste küsimuse peaks lahendama riik või lahendab selle eraettevõtlus? Mis on Sunly arvamus? Küsimus on, et mida sa pead juhitavateks? Kas need, mis päriselt on juhitavad või mis süsteemi mõttes, ma arvan, on odavam, et kui me räägime avariijaamadest, siis et see oleks keskselt, see on odavam. See kindlustuse ostmine ühiskonnana keskselt on odavam. Küsimus, kuidas neid ostetakse, ma arvan, et see võiks olla hanke vormis ja niimoodi, et nad ikkagi toimiksid, et on mingi leping, kui see ei tööta, siis saab osapool karistada. Ja kusjuures selle rohepöörde osas ma tahtsin veel mainida, et kuna tuumaenergeetikast hakatakse rääkima, siis minu vaates on see, et need probleemid, mis meil on 20-30 aastani, me peame need ka ära lahendama. Aga kui me vaatame kogu meie ees seisvat nagu probleemide jada, siis me peame ikka väga palju asendama seda, mis me täna oleme tootnud või mis on meie tootmisvarad. Ja sinna sisse mahub väga palju võimsusi, tarbimisjuhtimist, kõike seda. Ja selles mõttes ma arvan, et majanduskasvu mõttes on ikkagi hästi täna. Aga jah, on lihtsalt teatud tehnoloogiad, mis meil täna olemas on. Võiks ehitada ka gaasiturbiine hästi palju, kahjuks lihtsalt gaasiga on see probleem, et ta tuleb valest riigist. Aitäh sulle, Priit, inspireeriva ettekande eest. Tänan.